Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele raadiokuulajatele ja meid erinevate platvormide vahenduse kuulajatele. Algamas on saade Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning siin stuudios koha sisse võtud mugavalt sisse juba vana tuntud korüfeed Andro Roos ja Maksim Romanovitš. No tere! Tervist, kuule, ilusad hommikut sulle! Ilusad hommikut! Aga alustaks, ütleme siis ilmselt ilusatest asjadest kohe rääkides, siis vahepeal käisin oma seda Hoiu-laenuühistu kontot vaatamas, et kuule siin täitsa laekumisi tuleb, et Nirgitee tuli jälle on, üle ja kõik, et sellised võlakirjad, mis on ära märgitud, on täitsa tiksuvad, et no ma saan aru, et sa liigutad nii suuri rahasid, et sa ei märka seda väikest tõusu. Ei, no ikka märkan, aga no hea on ikka tagasisidet ka saada, et laekub ilusti. Ja, et siin vahepeal, ütleme, ausalt jätsin konto vist isegi täitsa peaaegu nullsummale ja viisin ära ja siis üks päev lähen vaatad, oppa, kuule siin on juba mitukümmend eurot niisama laest kukkunud sülle, et sellest saab täitsa 1,2 ja peab tunnistama, et kulutasin ära ka. Said läksid EMO-sse? Ei. 20 eurot on seal siis visiiditasu või? Ja 20 eurot on EMO-s juba visiiditasu, ulme on ju täiesti. Ja on ulme. Ja, et ei, ma kulutasin seda hoopis toidu peale, et toitlustuskohti natuke aitasin üleval hoida. No vaat ja need riik sai ka ju 24% käibemaksu sealt ja midagi sealt ikka puudub. Aga et toimiv asi, et täitsa tulnud, ütleme, tegelikult hakkab tekkima küsimus, peab vist natukene järge pidama, et mingid nipet-näpet vist hakkavad mingisugused võlakirja asjad läbi saama, et mingid täisväljamaksed peavad aasta lõpus vist hakkavad läbi saama. Mingisugused hakkavad läbi saama, et on selles osas tuleb ka vaadata, et ja ma saan aru, et no, ei tohiks probleeme olla, et kõikidele hoiustajatele kõik tuleb ilusasti üle. Ikka tuleb üle. Mitte nii nagu hoopis teine põletavam teema, seda toru küll, mille poole ma juhin, on see paganama ajalehe artikkel, kus teatud ühistu liige pidi lausa sekkuma oma juristiametina. No räägi selle tagamaad ära. Juristiamet muidugi see Erki Pisuk, jah. Et ma ütlen niimoodi, et vaata Erki Pisuk ja Hugo Legoliga on Hoiu-laenuühistul nagu see kana kitkuda, et no eks ta hõngitseb nagu seal selliseid piiripealseid juhtumeid nagu, eks ole, kus inimesed tahavad seal enne tähtaegselt välja maksta ja siis neile ei maksta ja siis, no, siis tõmmatas kisa üles ja siis tuleb see Hugo Legal ja noh, avaldatakse nende artikleid nagu, noh, kui ütleme, kui sina tahad avaldada kuskil Postimehes, siis ei avaldata niimoodi ja ei paljundata seda järgmine päev nagu Delfis ka, aga Erki Pisukas ja Hugo Legaliga oli niimoodi, et Erki Pisuk oli kunagi ju Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige. Lausa nii kõrgel? Lausa nii kõrgel oli, jah. Ja nõukogu tal siis omal ajal ei pikendanud enam pärast mingisuguseid aastaid seda juhatuse liikme lepingut. Eks ta vist on nagu solvunud, nagu, kuigi põhjust nagu ei ole, et ikkagi sõpradena ju läksime lahku, et midagi paha nagu ei ole. Aga Erkil oli üks laen Tartu Hoiu-laenuühistus ja on praegugi nagu firma alt. Ja selle firma ta lasi ära kustuda ühel hetkel ja siis noh, ei võtnud enam võlamenetaja, ütleme, telefonikõnesid ega ei vastanud meilidele. No vaata siuke kaval jurist nagu selles mõttes, eks ole. Ja noh, siis alles siis, kui meie jurist pidi sekkuma ja talle selgitama nagu neid asjaolusid, vist sai isegi hagi algatatud kohtus, sai kompromissiga ära lõpetatud, et nüüd hakkas siis nagu maksma. Aga vaata, noh, need ongi nagu need siuksed õngitsejad, et minul on see Hugo Legali teema jätnud alati väga halva mulje. Et noh, kui seal vaadata seda, et kes seal veel teine juhatuse liige on pankrotiga lõpetanud, eks ole, ja nii edasi. Nii et aga millegipärast nad saavad nagu üleriigilises meedias aega. Rahastatud on nende tegevus nagu kogu see Hugo Legali tegevus Justiitsministeeriumi vahenditest. Et justkui mängivad nagu siukseid vaid justiitsingleid, aga noh, minul on ta väga siukse kahtlase mulje jätnud, kui ma olen siin või seal kokku puutunud.
No aga suures plaanis ikkagi kokkuvõtvalt ju asi sai ju lahenetud, et Muidugi inimene sai oma ikkagi... Ei, noh, vaata, kõige hullem ongi nagu see, et juriidiliste teemade puhul, et kui on kohtuvaidlus, siis on kohtuvaidlus, kui on juriidiline vaidlus, siis on juriidiline vaidlus, aga ilmselt nagu juriidilistest argumentidest jääb nagu puudu, et kui on vaja ajakirjandusse minna, eriti palju aega hiljem ja eriti enne valimisi. Ja, aga noh, tegelikult kui selliselt võtta, et midagi positiivset võib sellest ka välja võtta, et pealkiri ütles ju väga hästi, et Eesti suurimast hoiulaenuühistust. Tiitel on käes. Tiitel on käes vähemalt. No, võt, siis on hea. Tegemist on ikkagi Tartu hoiulaenuühistu puhul on tegemist Eesti suurima hoiulaenuühistuga. Siis on hea. Et ajakirjandus andis selle tiitli meile ära ilusasti, et võib julgelt öelda, et kui, no ja ütleme, suure tegijal ikka juhtub ja ega me ise ka nagu ütleme, kui minu käest on selle kohta küsitud nagu kommentaare, et kusjuures ma ei ole nagu juhatuses ega mitte midagi, ma ei ole isegi Tartu hoiulaenuühistu mitte palgal ka mitte, et aga tullakse ikka nagu öelda seda siseinfot tõngitsema ja küsima minu käest, siis mina suutsin seda ainult põhjendada seda, et kas te panete tähele, et need artiklid tulevad täpselt enne valimisi, on üks asi ja teine asi, et noh, eks kui sul ongi nagu 5000 sisuliselt nagu klienti on ju, siis mõni ikka nuriseb. Siis on ka nurisejaid ja siis on ka eksimusi loomulikult. Et see on tavaline see, et leias on ettevõte, kellel on 5000 klienti ja kes oleks alati 5 tärni rahul nagu. Ei ole jah, mul tuleb meelde nagu Coop Pank, vaata, siin oli aastapäevad tagasi vist mingi artikkel, et üks kunstiinimene ei saanud raha kätte sealt Coop pangast ja siis ka istus siin Tartus Coop Panga maja ees nii kaua, kuni raha kätte sai, nii et noh, eks siuksed asju ikka on. Et see on tavaline nähtus, et sellepärast nagu ei tasu ühe siis sellise õnnetu kliendikese pealt või siis, no võtame siis hiljuti siis 2 õnnetu kliendikese pealt, kuigi tegelikult ka see eelmises saates arutatud kaasus oli ikkagi väga selgesti poliitiliselt kallutatud, et mina ütleks, et hoiustajatele, et võivad täitsa rahulikult hingata, et kõik on kontrolli all ja kõik on ilusasti ju toimib ja kasvab ja tuletaks siis ütleme natukene seda kontseptsiooni meelde, et kas te saate aru, et see Tartu hoiulaenuühistu ei ole niimoodi, et sa tood sinna oma raha, pannakse kuskile nurka seisma ja see hakkab iseenesest kasvama. Ei, seda raha ilmselgelt ju kuskile investeeritakse, et sellega tekitada tootlus, mida teile siis hiljem tagasi välja maksta ja mille pealt teile protsente ja dividende nagu intresse välja maksta, et siin see on ju ikkagi pikaalane protsess, et natukene ikkagi mulle tekib tunne, et inimesed kohati ei saa aru, millega tegemist on, et mis asi on hoiulaenuühistu. No ei saa niimoodi, noh, osad tähendab selles mõttes. Enamik loomulikult saab, aga eks probleeme tekibki alati väikese osaga. Jah, et need, kes arvavad, et kuule, et ma nüüd viisin 7% lubatakse hoiuse tagu tasu, pannakse sinna aastaks nurka seisma, et aasta pärast tulen, võtan ära ja see raha läheb kasutusse, investeeritakse kas kinnisvaraprojektidesse või mingitesse muudesse projektidesse, mis siis nagu toodavad seda raha tagasi ja kui see projekt on valmis, sa teenid selle pealt tagasi tulu ja saadki oma intressid ja asjad kätte, see ei käi ikka päriselt, et inimesed olge realistid, see ei ole nii, et jah, tõesti, et Andro Roos käib nurga taga aia voolikuga kastmas seda raha ja nii see kasvama hakkab. No jah, ja erinevalt pankadest on nagu niimoodi, et ega vaata, noh, pangad saavad endal täiendavat likviidsust ju keskpankadest, aga no hoiulaenuühistu seda ei saa, et meil ongi töö on nagu nii-öelda tellija materjalist, et mina olen nagu rätsep, aga tellijateks on siis nii hoiustajad kui laenajad ja nende vahel tuleb nagu tasakaal leida, et kui laenajad on nagu tublid, siis on tublid ja siis peavad tublid olema hoiustajad, ja hoiustajad on tublid, siis peavad ka laenajad tublid olema, et ilusti laenu tagasi maksma. Jah, aga siin kohal teeme ühe kiire hingetame pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahas pangandusest investeerimisest ja majandusest, hommikul vaata vara, kuidas kõik juba sassi läheb. Igatahes räägime ikkagi rahast ja seda võiks ju nagu inimene endale kasvatada, sellepärast et Tartu hoiulaenuühistus ju algas ka nii-öelda kampaania intressitõus novembri lõpuni, ehk siis saabunud sügise rõõmsamaks tegemiseks tõstab Tartu hoiulaenuühistu kõik hoiused 9 aastaks 8% peale. Nendele hoiustajatele, kes enne novembrikuu lõppu lisad oma hoiusele vähemalt 5000 eurot. Et noh,
Andro, et kuidas sellise kampaania peale tuldi, et istusite maha, mõtlesid, et teeme inimestele heateo või noh, kuulame siin sinu soovitusi nagu selles mõttes, et sina ju tahad ikka kogu seda intressi tõsta. Aga noh, eks ikkagi on niimoodi, et noh, sügis tuleb, ega laenuvõtjad ka nagu tahavad laenu võtta ja no kuidagi see majanduskeskkond nagu on niimoodi, et raharinglus ei ole nagu kõige kiirem ja sellepärast, et motiveerida inimesi, mis siin ikka nagu selles mõttes, et raha sisse tooma, sellepärast, et nagu ma siin eelmise lõigu lõpus ütlesin, et tublid laenuvõtjad tahavad ka nagu laenu võtta, muidu jääb nagu puudu. Jah, et ütleme selline käibevahendid, kui sellist on ka vaja. Käibevahendid on vaja, jah. Mida siis välja laenata ja nagu sai öeldud, et kõik hoiused 9 aastaks 8% peale nende hoiustajatele, kes enne novembrikuu lõppu lisad oma hoiusele vähemalt 5000 eurot, et ja uus hoiuse intress hakkab kehtima kohe ülekande hetkest ja aasta möödas läheb hoius automaatselt tagasi tavaintressimäärale, mis on siis 7% vist hetkeseisuga. No tegelikult on erinevad hoiused, on 5%, 6%, 7%. Ja sõltuvalt sellest, et mis hoius teil on. Vaat sellised positiivsed uudised Tartu Hoiu-laenu ühistu poole pealt, aga majandusliku aspektist vaadatuna, no ei saa siin lugeda või siis ei saa siin lähtuda positiivsetest uudistest, et kas sa tead, Andro, mis asi on Café Truffet? Oled kunagi kuulnud, käinud, ma saan aru, et sa käid Plaan B kohvikus, on ju? Ei, no ma olen ikka vist käinud. Et Raekoja platsis olev Café Truffet pidas hiljuti siin oma 20. sünnipäeva, aga alates siis uuest nädalast on see lõpetas tegevuse. Kas tõesti? Jaa. Ma alles eelmine nädal käisin seal. No vot, aga jah, et lõpetati tegevus ja üheks põhjuseks, mis selle tegevuse põhjustamiseks, kui nagu räägid sellest, siis öeldi, et jah, et jube kehva suvi on olnud, on üks asi, teine asi, et toodi välja, et Vabaduse puiestee sulgemine terveks suveks. No jah, ei, no ma pean ütlema sul seda, et ega kuna Tähtvere tänaval remonti tehti, ega siis kliente käis väga vähe. Et see tõmbas Plaan B kohvikule ka ikka põntsu nagu selles mõttes. Et oli tajutav muutus? No muidugi, kõvasti tajutav nagu. Et enne ikka hakkas järjest ülesmäge minema, aga nii kui see remont lahti läks suve alguses või millal see oli, nagu tõmbas kõvasti tagasi ja ega see ei taastugi nagu põhimõtteliselt enne, kui seal tee valmis on ja siis ühesõnaga uuesti võib-olla rattad käima saab. Ja kuigi ütleme niimoodi, et ega kuna parkimiskohti jääb ka väheks, kas ta üldse taastubki. Ja ega samamoodi on selle Vabaduse puiestee asjaga, et ega kui on halb ligipääs, inimesed ei tule lihtsalt. Lähevad ju sinna, kus on võimalik minna. Kas või on seal Lõunakeskuse juurde või Edeni juurde minna või kus saab nagu parkimiskohti on ja vanalinnast ja kesklinnast kahjuks on need parkimiskohad nagu ära kaotatud ja tehakse teid ühesuunalisteks ja kitsasteks ja keeruline on jätta, mis sa lähed sinna nagu koperdama, et parem lähed sinna, kus on suur ja lai ja võimalus kohe treppi sõita nagu nii öelda. Ja, et kui sa juba tõmbadki siin analoogi võrdluseks, siis nagu sa märkisid, et sa tajusid ka Tähtvere tänava puhul selle külastajate languse ja kui ma hakkan ise ka mõtlema, et kui mõelda suve peale ja arvestades, et see Vabaduse puiestee oli kogu aeg kinni ja ilm ei olnud ka teab mis hea, siis ma vist suve jooksul kesklinna reaalselt nagu jalutasin ära võib-olla ühe käe sõrmede peal, annab kokku lugeda 3 kuu jooksul, sest et kui on suletud, siis on suletud, ligi ei saa, minna ei taha, ühegi kõrtsupidaja juurde nagu minna, tema rahakukurt täitma ka ei lähe, et ring jällegi ei saa makse, on ju, kõrtsmik ei saa oma äri pidada ja nii edasi, et ju kõik ju täitsa mõjutatav, et Tähtvere tänava pealt ka nagu sa tõid õige näite. No jah, ja kõik sõltub nagu inimeste, ütleme, sihukestest käiguteedest nagu, ma ei ole ka nii palju enam kesklinna nagu sattunud, et oma asjadega niimoodi kimpus, et küll seal Plaan B kohvikus ja ühistus ja sõidan bussiga ringi, see annab muidugi teise perspektiivi niimoodi sellele asjale, millest ma võiks ka nagu natuke rääkida. Aga vaata, ilmselt nagu mingisugust käiguteed on nagu ära lõigatud, et vanasti ikka ju Raekoja platsil inimesi oli. Ja kui ma pean sulle ütlema, kui ma bussiga ringi sõidan ja teen tiirusid, ma ei näe Raekoja platsi peal inimesi, ei näe ilusat ilmadega ega ei näe koledat ilmadega. No koledat ilmadega näen veel vähem, siis on täitsa tühi nagu, eks ole. Ja see oli ka suvel niimoodi, et isegi kui oli päiksepaistine ilm, et ei olnud suuri rahvamasse, et ilmselt see sõltub nagu sellest, et näiteks vaata, inimesed tulevad kuskilt, eks ole, tulevad sealt Toomemäe kandist, sealt
lähevad üle silla läbi Raekoja platsi, aga seal üle silla peab siis midagi olema, aga kas sealt on midagi ära võetud äkki, vaata, et ma ei oska ju öelda nagu selles mõttes, ma nagu näen seda, et kuidagi vanasti, kuidagi tunnetuslikult, ma ei ole muidugi siin mingit teaduslikku tööd teinud, aga kuidagi rohkem vooris üle nagu inimesi nagu sealt Kaarsilla. Nüüd nagu ma vaatan nagu seda, et pidevalt on nagu see ülekäigurada on nagu tühi ja inimesi nagu pole, ei kummalgi pool teeld, ei Kaarsilla pool ega ei ole seal Raekoja platsi pool, et järelikult kuskilt otsast või kas on siis Toomemäe poolt või on siis nagu sealt teiselt poolt, Ülejõe poolt, mingisugused ettevõtmised, ärid, ma ei tea, kogunemiskohad, huviväärtused ära võetud, nagu et inimesed ei leia põhjust ja käivad kuskilt mujalt nagu siis. Inimene harjub vaata uue selle liikumistrajektooriga. Jah, et küll alati on inimesi seal, kus on ütleme kvartal ja see ülekäigurada, kvartal ja Kaubamäe, seal on alati palju. Ja, et kuna see Vabaduse puiesti oligi kinni, siis ilmselt sellega tekkis see väike muutus. No mina ütlen, minul on Supilinnas väga selgelt tajuda, et siis kui see Tähtvere tänav oli remondis või siis see Kroonuaia tänav oli pikalt remondis, siis inimestel tekkis kombeks sõita siis mööda neid väikseid Supilinna tänavaid sinna Tallinna maantee poole ja olgugi, et need tänavad on nüüd lahti, on ikkagi liiklus on palju-palju aktiivsem kui vanasti, et inimesel on lihtsalt käe sees see möödasõit sealt mööda Herne tänavat ja nii edasi, et on raske on seda harjumust muuta ja loomulikult kihutavad ja jällegi need mured sellega kaasnevad, aga ikkagi jah, et see külastavuse ja see... Aga kihutavad nad sellepärast, et liiklus on nagu pekki keeratud selles mõttes, et kui ma sõidan nagu vanasti, sõitsin sinna Räpina poole välja, ütleme, mul tütar käib Kivilinna koolis ja sõita nagu seal kandis ja tagasi kesklinna tulla, edasi-tagasi, vanasti läks ja mingisugune pool tundi. No ütleme vanasti, see tähendab 3-4 aastat tagasi. Et see ei olnud kuidagi tajutav niimoodi, et ta tööajast midagi ära võttis, et ma viisin tütre koju ja pärast läksin tööle tagasi, aga nüüd ma sõidan seal 1,5 tundi ja edasi-tagasi. Tõesti nagu, ja ma mõtlen, et kuidas ma nii palju sõidan nagu seda, ja hommikul ka tööle minek, et vanasti väikse liiklusega 3-4 aastat tagasi oligi mingi võib-olla 15 minti nagu linnaservast tulla siia kesklinna Tartu-Hoiu-laenu ühistusse, nüüd ikkagi 0,5 tundi nagu, 0,5 tundi ühte suunda, 0,5 tundi teise suunda, kui on mingeid asjaajamisi vaja teha, näiteks kas või tulla siia raadiosse rääkima, jälle vanasti arvestasin, et ma ei tea, alla 10 mindi siia, alla 10 mindi tagasi, aga nüüd ikkagi 20 minti siia, 20 minti sinna. Ei saagi aru, kuhu see ära läheb see aeg, aga ta läheb ära. Otsid parkimiskohta ka veel nagu niimoodi, eks see sinna ka läheb. Ja see teebki närviliseks. Ega sa oledki arvestanud ju sellega, et sa jõuad 10 mindiga kohale, aga siis vaatad, pagan, sa ei jõuagi kohale nagu, siis hakkadki kihutama. Ja ma näiteks sain suvel mitte, et ma oleks tahtnud kihutada või kuidagi niimoodi, aga mul oli nagu, just oma auto oli kuskil teeninduses, üks sõber andis mulle oma teise auto, ma sellega nii ei tunnetanud, ütleme seda kiirust. Ja sõitsingi sealt, mis tänav see on, seal kuskil Toomemäe kandist nagu läbi, kus see korporatsioon Rotalia on ja see katoliku kirik. Ja sinna oli üks politseinik oli enda pesa teinud ja 30 ala oli seal, olgi ettevaatlikud inimesed, ma sõitsin 50-ga. Ja ma sain mitusada eurot laksu ikka seal nagu. Ja ma tegelikult olin väga solvunud nagu selle peale, ma ei pea küll õigeks nagu niimoodi üle kiiruse sõitmist, aga samas niimoodi peetida ma ei pea õigeks. Ja aga mis sa teed? Ja, et tegelikult rääkides, et kus see Tartu-Hoiu-laenu ühistu meil kontor on ju... Aga ma ütlen, aga miks ma sõitsin 50-ga, miks ma võib-olla ei pannud 130 tähele, oli see, et mul oli vaja kiiresti saada ühest punktist teise. Ja samal ajal kinni oli just see ökonoomikumi juures olev sild, mis selle silda nimi on iganes seal, eks ole. Majandusteaduskonna juures olev sild. Ja siis ma pöörasin uuesti Supilinna poole ja läksin sealt teist poolt tagasi, aga ma olin kohtumisel nagu hilinemas ja ma ei olnud arvestanud sellega, et see sild seal kinni on, sest hommikul ta ei olnud kinni. Ja oligi nagu laks käes nagu. Ja eks see on paljudel ja eks riik oma trahvirahade korjamisel ka sellega arvestab, et kuskilt pannakse tuiksoon kinni ja siis minnakse pudeli kaela nagu trahvi tegema. Ja, see on täitsa ütleme niimoodi, et kui tahaks raha teinud, ma läheks ka. Täpselt nii, ma teeks ka nüüd. Aga sellest tuiksoodest rääkides, siis tegelikult ma ei tea, kas sa oled kuulnud, aga linnaplaan on seda Laia tänavat, kus asub ka Tartu-Hoiu-laenu ühistu, et teha ühesuunaliseks. Et kitsaks tänavaks. Ümber nimetada ka veel võib-olla. Kunagi ta oli minu arust ühesuunaline. Ja ta kunagi väga palju aastaid tagasi oli ühesuunaline ja kui ta muutus kahesuunaliseks oli, ütleme, endal oli natuke harjumisega, võttis aega harjuda, siis nüüd jällegi hakata mõtlema, et
no teda ikka ühesuunalisena ei kujutagi ette, et ta on ikkagi ju päris lai ja miks seda on vaja, et ütleme, et kas tundub, et jälle tulevad mingisugused jalgrattateed sinna kõrvale rajatakse, mida kõigil kangesti siin vaja on? No jah, ilmselt küll nagu, et mingi kiri saadeti ka nagu ettevõtjatele, ma vastasin ka sinna nagu sinna, et sihukest asja ei ole vaja. Üks vastus tuli ka, saadeti nagu pikalt pimedasse kohta mind nagu. Ja mõni arvab jälle, et on vaja nagu sihukest asja, et ei oskagi nagu öelda. Minu arust asjad võiksid olla nii, nagu nad on, seda enam, et vaata, ja küll kunagi ta oli ühesuunaline, ma mäletan ka seda asja, ei olnud viga midagi, sai sõita, aga nüüd on kindlasti sinna tulnud vahepeal uued ärid ja uued, kelle jällegi need liiklumistrajektoorid on välja kujunenud teistmoodi, eks ole. Ja kindlasti sealt ühe poole pealt, kus see sõidurada nagu sõidusuund ära kaob, need ärid kindlasti kannatavad nagu. See on kohe kindel ja eriti kui parkimiskohtasid nagu kokku tõmmatakse, et inimene ei lähe sinna, kui ta peab pikalt jalutama, eriti siukse vihmase ja koleda ilmaga, nagu meil tavaliselt Eestis on. Kindlasti see hakkab tundma andma ja mina mõtlen nendele inimeste peale, kes ka näiteks elavad seal, vaata seal Toomemäe peal on ju ka korterid, seal Toomemäe tõusul. Ja kui sa oled harjunud, et sa mööda laia tänavat tuled lihtsalt ilusasti mäest üles oma korterisse ja lähed koju, siis tähendab seda, et nüüd need inimesed peavad suure kaarega mööda Kroonuaia tänavat tulema või siis üldse sealt mäest Tähtvere mäest alla tulema ja siis Toomemäest uuesti tõusma, ehk siis sinu ideaalis sinu kodutee jällegi pikeneb. No nii on, jah. Ja miks nagu seda vaja on või miks nagu, kui inimene jällegi kulub rohkem aega auto peal istus, vähem ta panustab ühiskonda, vähem teenib, on tööl, vähem teenib raha, jällegi puhas rahaline kaotus linnale. No niimoodi ta on ja üldiselt ega vaata ühesuunaliseks tasub teha nagu selliseid tänavaid, mis tõesti on nagu oma loomulikult olekult kitsad, et kui sa ajalooliselt on ehitatud tänav nagu kitsaks ja majad on üksteisele suht lähedal, et seal ei annagi nagu autodega üksteist mööda sõita eriti. Omal ajal mulle tundus ausalt öeldes, kui ma elasin Tähtvere tänaval, kui me selle juurde tagasi tuleme, Tähtvere tänav on üks selline tänav, siis seal mõlemal pool inimesed parkisid autodega, suur buss käis veel vahepeal läbi ja talvel lumega oli tõesti väga keeruline ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et miks seda ühesuunaliseks ei tehta, aga siis ta oli kahesuunaline. Aga nüüd tehti ta ju poole kitsamaks nagu. ja nüüd on niimoodi, et selles ühes suunaski on nagu keeruline sõita, et kui ma olen seal natuke vaadanud kohviku juurde minna, siis ma olen mõelnud seda, et aga kui tuleb mingi suur auto, kui tellid seal karastusjooke või õlut kohvikusse või mõned teised ärid tellivad seal mingit mööblit asja, et sellel autol on päris keeruline manööverdada või ka elanikud, kes tellivad endale suuremahulisi asju. Või ka ma olen siin rääkinud nagu sellest, et omal ajal mina Tähtvere 46 elasin, tellisime puid, hoov on kitsas, sinna hoovi auto sisse tagurtada ei saanud, see, ütleme, veoauto, et pidigi poole tee peale tõmbama nagu need küttepuud ja siis kiiresti pidin ära laduma, hoovi sisse viskama, et ja siis edasi kuuri juba, et autod mööda saaksid. Aga nüüd on niimoodi, et kui vanasti oli pool teed kinni, nüüd tulevad sinna Tähtvere tänavale siis need autod, kes küttepuid toovad, lükkavad terve tee kinni ja ongi siis ummikud seal. See on kõik, mis sellega kaasnad, et see tänav on nüüd täielikult lahti või? Ja muide, ta veel ei ole, aga seal on juba mustkatte alla pandud nagu. Ja vaata, sinna on kohati on pandud veel, mis iseenesest on ilus, ega ma ei ütle, et see kole on, aga ta on ebapraktiline ja mõttetu, sellepärast kes seda hooldama nagu hakkab ja kui hakkab linnaraha eest hooldama, siis see võtab ju raha kõike ja ma ei ole nagu veendunud nende kohalike inimeste nii-öelda siukses suures kunstiarmastuses, kui ma siin Supilinna nagu meenutan. Võib-olla nüüd on asjad muidugi muutunud, aga asi ongi selles, et inimesed tellivad puid. Ta kallutab sinna puud maha, aga seal on see roheala tehtud, kus on need kibuvitsa põõsad asjad pandud. Mõni halg läheb paratamatult sinna peale, murrab kibuvitsa oksakese ära nagu, eks ole. Ma millegipärast arvan, et need ei hakka seal väga hästi kasvama ja mis ma tahan öelda, minu ajal oli Supilinnas oli niimoodi, et päeval käisid kõik nagu lipsuga ringi ja valge särgiga, aga õhtul oli kõik purupurjus ja lakku täis nagu. See on Supilinna minu arust eripära, ma ei tea, kas see on muutunud või ei ole, ma ei ela enam seal.
aga ma mille pärast arvan, et seal hakatakse kusema, ütleme, nende peale seal ja noh, ühesõnaga see ei ole väga, väga siuke mõistlik, et las igaüks teeb endale ise koju nagu lillepeenra ilusti ja paneb kibuvitsa põõsad, aga miks nad peavad niimoodi tänaval olema, et ma arvan, et neid hakatakse räsima seal. No nii palju ma võin sulle öelda, et Supilinn ei ole kindlasti selline, nagu sa seda mäletad, et purjusooks juba hommikust. Ei, ja ma ei ütle midagi halba, need olid kõik väga toredad inimesed ja mul on väga head mälestused sealt, aga see on niisugune omapärane kant ja noh, vaat nagu vabariigi ajal öeldi nagu seda, et minu arust üks linnaarhitekt isegi lasti lahti või ta ei saanud tööle, kuigi ta oli väga hea arhitekt, et tema plaan oli nagu kõik Tartu trepid ehitada sirgeks, laiaks ja sirgeks, aga tartlased hääletasid ta nagu maha, sest ütlesid niimoodi, et Tartu on niisugune provintsilinn ja siin on ajast aega olnud kitsad ja sellised väänduvad trepid, mis lähevad mägedesse üles ja Tartus üks suurejooneline asi ei sobi. Et noh, sama ma ütleksin Supilinna kohta, et seal on nagu erinev mentaliteet ja kujundada sellest nagu niisugust midagi Kadrioru pargi sarnast, et see ei ole õige nagu tegelikult. Kui sa tõid selle näiteks, et seoses selle teetöödega, siis ma jäin siin tegelikult mõtlema, et kui hakata aega tagasi kerima, siis täpselt sellest hetkest, kui löödi Tähtvere tänaval kopp maasse, ei ole mina enam plaan B kohvikusse ju oma jalga tõstnud. Jah, ma mõtlesin selle peale täna hommikul, aga no ilmselt ega ongi, et on ebamugav tulla, mis sa ikka tuled. Täpselt, et muidu ma ju ikkagi käisin seal nii söömas kui ka jutustamas ja nii edasi, siis nüüd on jah, tõesti, et ja see on juba, tuleb kokku ju mitu kuud. On see kestnud, see tähendab seda, et mitu kuud oled sa kandnud ka tegelikult ju majanduslikku kahju, sest et minusuguseid kliente on kindlasti veel ja veel, ehk siis võt sulle... Ei, no ma ütlen, et vaata, no eks see on nagu lumepalli efekt, et ma olen ka menüüd muutnud nagu selles mõttes, et ei ole mõtet teha toitu nagu selle jaoks, et sa ära viskad, ma olen rohkem nagu magusate kookide asjade peale läinud, vähem Rootsi laua me lõpetasime selles mõttes ära, et saab seal Kreeka salatite asja tellida nagu, eks ole, kui sa tuled. Sest ei ole mõtet valmis teha, et kui inimesed ei käi söömas, noh, siis läheb halvaks, osa saan oma koerale viia, aga no palju see koer süüa jõuab, eks ole. Nii et noh, äraviskamiseks ei ole ka mõtet teha, et vaata sealt lähebki niimoodi, et mida vähem inimesi käib, seda kitsamaks muutub ka näiteks menüü, eks ole. Ja lõppkokkuvõttes tekibki küsimus, et noh, kas ongi mõtet pidada nagu ja eks sama asi on ka selle trüfeega. Et kui kvaliteedis alla anda ei taha, aga sa teed süüa nagu sellepärast ja hoiad töötajad auru alla sellepärast, et noh, inimesed ei käi lihtsalt, eks ole. Ta kohvik lahti peab olema. Jah, teeme aga siin ühe hoopiski pausi, et inimesed saavad minna võib-olla endale nüüd meie magusa jutu peale väikse võileiva teha või midagi siukest hommiku kõrvale ja siis oleme tagasi saatega plaan B. Saatega või juba plaan B. Eesti kroon. Saatega Eesti kroon. Vaat, need on need rasked hommikud jah, aga tuleme kohe tagasi. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast pangast investeerimist ja majus ning saate toob teinud Tartu Hoiu-laenuühistu ja arutasime siin nii-öelda kohvikute hääbumise üle ja nii edasi, aga üks asi, mis tahetakse Tartus ka, et ära hääbuks, oleks kesklinnas olev park ja Andro, siin nädalavahetusel oli sul täitsa seal aktsioon, et natukene räägi sellest, et kuidas seal läks, et selle pargi kaitsmisega, et tahetakse ju sinna ikkagi panna üles selline betoonist monstrum, mis siis hakkab kõiki tartlaste taskust korraliku nutsaka välja viima. No jah, ega betoonist ehitamine ei ole nagu halb asi, et ehitusettevõtjad saavad tööd ja materjali tootjad ja nii edasi, et noh, aga noh, see on muidugi ühekordne ja riik saab muidugi sealt käibemaksusid, palgamaksusid asju, aga noh, jällegi see on ühekordne, eks ole, aga edaspidi jääb seal ülalpidamiskulud ja kui see asi nagu ennast majanduslikult ära ei tasu, et siis on nagu keeruline, sest noh, ega riigieelarve ei paisu mitte sellepärast, et me rikkamaks saaksime, et riigieelarve paisub sellepärast, et maksusid tõstetakse, see tähendab vaesemaks jääme ja laenusid võetakse, aga laenu peab ka vaene inimene või vaene riik või vaene ettevõte võtma, nii et ega laenu võtmine ei näita rikkust, vaid vastupidi vaesust. Nii et laenu võtta või maksu tõsta selle jaoks, et hakata edaspidi seda monstrumit ülal pidama, selle ei ole mõtet. Noh, muidugi siin on öeldud jah, et noh, kus me siis oma kunstiväärtuseid hoiame, et praegu pole head kohta, noh, minu arust neid nagu tänaval ei hoita, et võib-olla tõesti hoitakse ebamugavates tingimustes, aga jälle, kui sa tuled nagu selle juurde tagasi, nagu see trüfee juurde, eks ole, ega nendel ka eraettevõtjatel ei ole täna nagu mugavaid tingimusi, kellel meil tänases riigis on
mugavad tingimused nende maksutõusude kontekstis ja nii edasi. Nii et minu arvates 100 miljonit kulutada selle jaoks, et kunsti väärtusi hakata kuskil paremas kohas hoidma või kolm kohvikut juurde teha või siis kunstisaal või siis ütleme kontserdisaal teha sinna, kus üle tee juba kontserdisaal olemas on Vanemuises ja see pole ka täis enamasti. Ja kui ta on ka täis või pool tühi, siis ta on riigi dotatsioonide peal täis või pool tühi, et ega siis dotatsiooni tuleb hakata maksma ka sellele Süku kontserdisaalile seal, et see kindlasti majanduslikus mõttes ära ei tasu. Nii et siis lõpuks tekib küsimus, et seda tegelikult ei ole mõtet teha. Ja noh, eks parke on meil teisi ka, et noh, ega ei saa öelda, et nüüd see keskpark kõige ilusam park oleks. Ega Tartus üldse tegelikult väga ilusad parke ei ole, kui sa nii võtad. No sellist Kadrioru pargi laadset asja meil kindlasti ei ole jah, et tegelikult noh, siin peab küll tuhka pähe raputama nagu Tartule ja ütleme Tartu parkide tegijatele ja hooldajatele, et näiteks Pärnus on väga ilusad, Võrus on väga ilusad, kus vanasti ei olnud, Haapsalus on ilusad, Elvas on ilusad, käid siin ringi, Tõrva on väga ilus, eks ole. Aga Tartu on niisugune, noh, natuke räsitud on need niimoodi, et nagu niisugune ajamata habemega meesterahvas on need Tartu pargid. Ei, see on see elurikkuse peenrad. Ära aja sassi. Andro, sa ei ole eluga kursis, et siin on elurikkuse peenrad on vaja, et ilusasti muru kasvaks ja putukatel oleks liikumist. Et see malt seal, see ongi ilu. No vaata, sellega ma nagu ennast ka nagu rahustan, et miks ma habet ei aja nagu iga päev. Et noh, et ütlen, et see on nagu moodne ja siuke hipsteri värk, eks ole, aga tegelikult, mis selle taga on ikkagi lõppkokkuvõttes laiskus. Et tegelikult võiks ajada, sul on ilusti aetud näiteks. Täna hommikul ekstra ärkasin varem selle jaoks. Vot. Nii et, aga vaata, mina ei aja lõpus ka habet sellepärast, et kui ma nooremana nagu oli laiskus, et noh, et ei viitsinud ajada tööd palju niimoodi, eks ole, ja siis vaatad alguses, noh, et on 3 päevane habe ja siis on juba nädalane, siis vaatad, et see ongi habe, oled habemik juba, eks ole. Ja siis lõpuks, kui tütar või keegi ütleb nagu see, et aja habe ära, et sa oled nii kole selle habemega ja vana ja kuri ka need välja, eks ole. Siis ajad habeme ära, aga siis sa ei ole enam harjunud selle näoga ja teised pole ka harjunud selle näoga, et oled mingi mõmmiku hoopis, tead, tuleb välja sealt või siuke imelik krõll. Ja siis mõtled, et ei, ma kasvatan neid habeme tagasi. Aga vaata, noh, see ongi niimoodi, et Tartus ka need pargid on kuidagi võssa kasvanud ja ei ole midagi siukest vau, et skulptuuri oleks näiteks, et täheskulptuuri vaatan. Pärnus on ju näiteks Liidia Koidula park. Et on Liidia Koidula siukene kuju seal. Tartus nagu, noh, Kalevipoja kuju, ma tean, et on Kreutzwaldi kujud asjad olemas, aga kus nad nagu täpselt asuvad, ega ma pean ütlema, ma olen ikka üle 20 aasta siin Tartus olnud, aga ega ma niimoodi peast ei oska sulle öelda, et eks ma peaks guugeldama nagu või kuidagi vaatama minema, et kas oli siin või oli seal. Et ei ole kuidagi eksponeeritud jah, seda ilu nagu niimoodi, et oleks... Siis kas sa tahad mulle väita, et see keskpark, et noh, et eks ta kole on ja panemegi sinna midagi üles? On kole tegelikult, ei, aga noh, see ei tähenda seda, et ta koledaks peab jääma, et ta võib ilusaks teha. Ja vaata, natuke on kritiseeritud ka seda, et mis sa tahad seda keskparki säilitada, et seal jotad on. Aga jotad on ka meie tartlased. Et Juunel siis pole paremat kohta, kus olla nagu selles mõttes. Ja miks me siis oleme kadedad nende peale, et ega kui sina, Maksim ja mina näiteks ei käi seal istumas, mis me siis kadedad oleme selle peale, et jota seal ilus ilmaga magab natukene. Ja kui see nüüd ära võtta, betoonkolakas teha, kus ta siis magama läheb? Kas siis Raekoja platsile? Siis muutub Raekoja plats nagu siis selliseks jotade magamiskohaks, et ega noh, on ta siis jotade magamiskoht või mitte, et ju siis jotadele tuleks teha paremad kohad silma alt ära või siis teha niimoodi, et jotasid ei oleks üldse. Aga noh, see ei puutu nagu parki kui sellisesse, minu arust võiks seal olla viljapuud näiteks. Aga miks meil ei võiks Tartus olla üldse võetud see suund, et parkidesse on pandud pirnipuud, õunapuud, kirsipuud, midagi taolist. See oleks ilus ju tegelikult. Mulle väga meeldib näiteks tee ääres sõidad, võtad õuna näiteks Viljandis on selline koht, kui ma Tartus sõidan Pärnus, sõidan Viljandist läbi, sealt Palalinna gümnaasiumist mööda ja siis on 2 õunapuud, üks on magusõun, teine on hapuõun ja alati võtan endale ja tütrele ühe magusa, ühe hapu ja noh, nii hea on süüa nagu tee peal. No selle keskpargiga mina ütleks, et mulle tundub, et linlased võib-olla oleks rohkem poolt, et seda rahakest kulutatakse selle pargi korda tegemisele kui selle Süku rajamise peale. No, sellega oleks nagu kergem leppida, kui et sellesse Süku rajamisse, et
ütleme niimoodi, kui sa siis laupäeval seal korraldasid sellise väikse meeleavalduse või siis ütlemise, et kuidas siis kohale tulnud inimeste, nii ütleme, meelsus oli või et mis nemad rääkisid, meil on sinuga nagu oma seisukoht on ju, aga igal tartlasel on oma arvamus, igal linlasel on oma arvamus, et mis nemad sellest arvasid? No seisid puude varjus ja toetasid et ei, vastaseid kohale ei tulnud, keegi tomatite ja õunte ja asjadega ei loopinud nagu, et need, kes kohale tulid, olid muidugi seda meelt, et peaks nagu jääma, aga muidu kõik tartlased ei tulnud kohale, et selles mõttes, et kaugeltki mitte, et ei tulnud pooled tartlased ka kohale, et nii et ma ei oska sulle päris täpselt öelda, mida Tartu enamik arvab, eks enamikul on ükskõik tegelikult, ma arvan, et tuleb, mis tuleb, kui tehakse ilus park, on tore, kui tehakse Süku, on ka tore, aga noh, lihtsalt ütleme, kui sa majanduslikult kaalud, siis seda Sükut ei ole mõtet teha lihtsalt. Ja mis ma hakkasin vaatama, kui ma läksin nagu sinna meeleavaldusele, noh, ma väga palju jälle ei käi jalgsi niimoodi, ma sõidan bussiga ja autoga aga vaata see ristmik, kus sa lähed Pläskust üle kvartalisse. Ja kui sa tahad näiteks Pläskust saada keskpargi juurde, tegelikult meeletult palju tuleb kulutada nagu aega, sest kõik valgusvoorid jalakäijate mõttes on sellised, et sa istud ühe valgusvoori all, seisad, on roheline, lähed üle, oled keset teed, siis on punane, ootad jälle, siis läheb roheliseks, lähed üle, siis jõuad sinna kvartali poole peale, jälle ootad enne jõudmist ja nii edasi, siis on seal kvartalist vaja edasi minna keskparki, et tegelikult selle ristmiku peal, mis on seal Statoili juures ja mis on ka lõpuks see suur ristmik, kus turg ja kvartal ja Pläsku ja kaubamaja on, minu arust oleks tagumine aeg järgmise renoveerimise juures, aga see renoveerimine tuleb ju kohe, ma saan aru, et Turu tänavat hakatakse ümber tegema, see tuleks ikka põhjalikult ümber planeerida ja üles kaevata. Ja võib-olla need igasugused näitusesaalid näiteks ja ka isegi kunstihoidlad, mida plaaniti nagu sinna Sükusse, planeerida hoopis maa alla, mis oleks mõistlik, nagu Tallinnas on, ütleme, jalakäijad lähevad maa alt läbi, seal võiksid olla galeriid, seal võiksid olla kohvikud, seal võiksid olla mingisugused väiksed ärid, see võiks olla business, see võiks olla ka midagi sellist, et mida Tartu linn või Eesti riik oma eelarvest ainult ei rahasta, vaid et ka näiteks antakse ettevõtjatele võimalus üks ühisprojektide näol, et kes tahab endale sinna näiteks pinnakest rajada, kauplust või midagi, rahastab osaliselt seda tee-ehitust seal ja saabki endale selle pinna seal. Ja sinna võiks vabalt teha maa alla need, ütleme, suured kunstihoidlad. Et kui Café Truffe oleks sinna kolinud, siis ta pankrotti ei oleks läinud, sest seda kinni ei pantaks veel. Seda kinni ei pantaks. Ja no ma ütlen, et tegelikult seal selles piirkonnas on tohutud rahvamassid käimas nagu, ja sinna oleks ilmselt nagu mõistlik midagi taolist teha. Sest vaata, see on ka jällegi see, et kui ma jalakäijana nüüd hindasin seda, autoga saab suhteliselt hästi nagu seal kõik parkimismajadesse ja niimoodi. Aga kui ma jalakäijana vaatasin, et halb ilm oli ka ja kuidagi külm ja ootad sealt tuule käes nagu, et lõpuks ei tahagi minna sinna kaubamajja. Et näiteks pargid seal Statoili parklas või tuled sealt bussijaamast, lõpuks ei tahagi minna nagu sinna ja et kui väga suurt põhjust ei ole, siis ei lähegi. Jep, aga kuhu on põhjust minna? Põhjust on minna Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehele tartuhl.ee ja seal saate siis tutvuda kõrge kampaania intressi novembri lõppu kampaaniaga, ehk siis veel kord tuletame meelde, et kõik, kes enne novembrikuu lõppu lisad oma hoiusele vähemalt 5000 eurot, siis nende intress 9 aastaks saab olema 8% peal ja ütleme, kui hakata mõtlema enda hoiuse peale, mis minul on või siis mis ilmselt paljudel on siis ehitame Eestit hoius, mille intress on siis 3% aastas ja kui seda nüüd lükata 8 peale, kuula, see on ju puhas, see on kahekordistamine, kui mitte 2,5-kordistamine. Jah, täpselt. Nii et siin on mõttekoht küll, minge tutvuge enda hoiusega, vaadake, kui palju selle intress on ja kas tasub tõesti teha see väike lükke ja tõsta see aastaks 8% peale. Aitäh, Andrus, tulemast ja ega mis muud siin öelda on, et meil järgmine saade, kui eetrisse läheb, siis juba tuleb valimiste nädal, see on siis valimiste eelne nädal, et jõudu jaksu sulle oma valimiskampaanias ja kui te näete linna peal teda ringi liikumas ja seda bussi, siis ikka lehvitage ja tulge teretama, tulge jutustama. Teeme nii, kõik head, kohtumiseni. Eesti Kroon.
saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu.